Tere head kuulajad ja vaatajad. Rõõm teid taas tervitada saates Epitsentris. Loodan, et pühad läksid teil kõigil toredasti. Ja loodame ka, et aasta lõpp ning uus aasta tulevad ka väga toredad. Igal juhul aasta viimases saates oleme seekord kahekesi ja teeme möödunud aastale väikese tagasivaate. Räägime olulistel teemadel, mis möödunud aastale inimesile kerkisid. Alustame valitsejate põrumistest valimistel ja kahjuks tuleb nentida, et mingeid tulemusi, kus valitsus selle tõttu oma kurssi korrigeeriks, näha ei ole. Pigem on ideoloogilistel teemadel gaas põhja lükatud. Seejärel räägime sellest, kuidas Eesti inimene hakkama saab ja kas valitsus saab sellest aru, et väga hästi ei saa või siis ei saa aru. Pigem vist ei saa, sest neil nüüd pärast maksutõuse raha ju on. Siis räägime veel ühest möödunud aastat määratlenud teemast ehk sõna otseses mõttes jälgimisühiskonna pealetungist. Ja saate lõpetame aasta totakamate tsitaatide edetabeliga. Ehk näitame ära, kes võiks uuel aastal ikka enne mõelda ja alles siis öelda. Muidugi on meil hea meel, kui aitad meie saatel levida. Täpselt nii. Selleks tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sõpradega. Lisaks, kui teil on võimalus, siis tulge läbi veebilehelt vabadused.ee alalehelt toeta ja andke oma panus, et saaksime teie ette ikka ja jälle tulla ka uuel aastal. Aga võtame siis teemad üksipulki siin nüüd järjest ette. No valimistele me nii otseselt võib-olla tagasi ei vaatagi täna selles mõttes, et me tahaks rohkem rääkida valitsemisest, aga kuna valitsemine on valimistega seotud, siis võib-olla natuke kohalikest valimistest algatuseks ka. Ma pidin ausalt öeldes istuli kukkuma, kui ma lugesin siin pühade eel, ma arvan, et see oli valitsuse aasta viimaselt pressikalt, lugesin ühte tsitaati, see oli välisminister Margus Tsahkna teade selle kohta, et valitsus on teinud, mis ta iganes suudab. Ma tsiteerin, aasta on olnud väga raske kõigile, see valitsus on püüdnud teha, mis me iganes suudame. Tsitaadi lõpp. Mõtle siis, et kui nad oleksid veel õnnestunud sellest, mida nad teevad, et siis vist oleks päris hullu olukord. No täpselt jah, et arvestades nende palavat toetust rahva seas, siis võib-olla oleks parem mõned asjad üldse tegemata jätta, et mitte proovida teha kõike, mis sa suudad, aga vaatame siis täpsemalt, et mis siis teha on suudetud, mida korda on saadetud, et ma olen siin juba mitu korda öelnud, et võrdlemise lühikese ajaga, mis nad siin võimul on, hoolimata sellest, et keegi vähemalt Tsahkna ja Eesti 200 puhul neid sinna võimule ei taha, jõuavad nad veel üsna palju kahju teha, arvestades, et valimised on ju 2027 märtsis ja aastake on veel minna. Ja nii palju siiski vaataks tagasi valimistele, et tegelikult andsid ju selge märgi meie valitsuserakondade poliitikute suhestumisest rahvaga, ma ütleks, et kes peaks siis olema kõrgema võimu kandja. Tähendab, pean siis ilmast seda, et ega see kõik muidugi meid ei üllata, kui ütleme nii, et valitsus, mille toetus kõigub seal 10% ümber ja mis valimistel saabki umbes nii palju toetust, võiks sellist tagasisidet ju tegelikult tõsiselt võtta, mitte edasi valitseda või kuidas sellega on, et saad tagasisideks, et me ei taha, et sa seal oleks, või okei, kui tegemist ütled kohalikud valimised, et sul on mandaat, eks ole, Riigikogu valimistelt, aga sa saad sellise tagasiside mitte ainult reitingutega, vaid sa saad ka reaalselt, ütleme siis valimiskasti juurest inimestelt selle tagasiside, siis äkki kuidagi korrigeeriks kurssi või midagi, Sest kui me mõtlema hakkame ka isikuliselt, siis see ju puudutab praktiliselt kõiki valitsuse liikmeid, kes seal valimistel osalesid. Et Michal vist Targu ei osalenud, eks ole? Michal ei osalenud. Michal ei osalenud, aga kõik teised ministrid seal, ega nad nüüd mingisuguseid supertulemusi ju ei teinud, eks ole, see puudutab Tsahknat ennast, kõiki teisi valitsuse liikmeid ka, kaasa arvatud Reformierakonna ministreid. Aga mõnede inimeste tulemused olid selles vaates ju, võiks öelda, et lausa grotesksed, et meil juhib praegu parlamenditööd Lauri Hussar, ma olen enne ka välja toonud siin, eks ole, Lauri Hussar, kes sai Viimsis kandideerides 44 häält ja seda on siis tegelikult ju vähem. Viimsi rahva käest Lauri Hussar sai vähem hääli kui 101 Riigikogu liikme käest Riigikogu esimeheks saades. Et kuidas selline asi üldse võiks olla võimalik? Nii armastatud, palavalt armastatud populaarne poliitik, keda siis Viimsi rahvas arvab, et mingit sellist volikogu, ütleme seal asjatavada nagu ei kõlba. Aga see on nagu üks mees, eks ole. Eks see peaks näitama, ütleme see usalduse taset on ju poliitikud. Aga näiteks Reformierakonna minister Kuldar Leis, tema sai Põlvas kandideeris 38 häält ja siseminister Igor Taro samuti Põlvas 33 häält, see oli siis kõige, ütleme, madalam muruliiga tulemus, eks ole.
Ja nüüd paneme tähele, eks ole, sisejulgeoleku eest vastutav minister läheb kodukanti kohalikku volikokku kandideerima ja teda toetab 33 inimest. Minu arust see ka ei kõnele just sellest, et peaks sama hea hooga siin edasi valitsema, nagu ma ei tea, Sahkna ütles siin, et tegema kõike, mis me suudame. Okei, tähendab Eesti 200 sai Eesti rahvalt tagasi 1,7% toetust, Reformierakond 10%. Vot ja eks siis tundubki, et Eesti rahvas vist ei taha enam näha, et mida te kõike siis suudate. Aga mäletate veel, mida Kristina Kallas ütles pärast valimisi, me tegime oodatust parema tulemuse? No vot, temal oli seda hea öelda, see oli ainuke koht, kus et sisse said, et Tartus on sellist huvitavat kontingenti, et ma seda öelda, sellist kväärrahvast on seal ilmselt rohkem, kes päriselt ka hindab seda sõnumit, eks ole, mida Kristina Kallas siin on andnud, et ma ei tea, kas tsitaatide nimekirja panid selle sisse, aga temal oli see aasta alguses, käis Riigikogu ees, teatas, et 20 sugu või rohkem või vähem, eks, et täpselt ei tea, palju neid sugusid on, aga neid on ülipalju. Nii et ju seal sellist sõnumit hindavad inimesed rohkem, noored inimesed, eks ole, progressiivsema meelelaadiga äkki, et siis tema saigi, aga ütleme niimoodi, et kuidas see nagu peegeldab tema kolleegidele seal, see on keeruline. Aga mis ma tahaks välja tuua, et jah, see võiks need inimesed millegi üle järele mõtlema panna, aga me näeme loomulikult, et ei pane. Ja võt minu arust on eriti nilbe selle juures, et ülbus ka ei kao kuhugi. Sa saatsid mulle ühe kuva tõmmise siin hiljuti, et see oli see sellest, kuidas Eesti 200 käis, arutles kuskil seal sotsiaalmeedias teemal, et millest see Õhtuleht kirjutas, et kuidas tublid poliitikud Reinaas, Juku-Kalle Raid ja minister Taro nõunik, 33 häält saanud minister Taro nõunik Kadri Napritson-Akuna käisid kuskil seal Napsu reisil Indias ja tekitasid seal Dalai Lamaga kohtumisel meie delegatsioonile sügavat piinlikkust, ja siis Napritson-Akuna vist võttis sõna seal ja ütles, et tema käis seal puhkuse ajast, ise maksis kinni. See on tore, vähemalt, et tema eest maksumaksja ei maksnud. Aga mida nüüd minister Taro seal võttis sõna, eks ole, selle postituse all ja mida tema siis võtab seal kommenteerida? Et kuna konkreetne inimene oli puhkusel, siis Taro teeb seal nii-öelda head nalja, et ministeeriumis puhkuste kord näebki ette, et tööst vabal ajal tuleb lõõgastuda ja tavaliselt käib see hea söögi ja veiniga. Muidu saab noomituse. Päris nali on. Ja ma mõtlengi, et huvitav, kas Taiga on kursis, et igat puhkusereisi tuleb hea söögi ja hea veiniga nautida. Et tõmbaks siruli ennast. Just. Tõmbaks siruli ennast. Muidu minister Taro tuleb ja hakkab noomima muidu. Kas sa teed ka niimoodi? Äkki see peaks olema ministeeriumite tasemel, äkki see peaks olema kogu Eestis, et kui sul on puhkus, siis sa oled siruli. Seda küll, aga ma mõtlen, et kas võiks olla niimoodi, et äkki on kuskil parem koht ka, kus puhkust nagu veeta, kui et lähed Eesti Vabariigile häbi tegema, vaata. Ühesõnaga, sa tõmbad nagu vett peale, eks ole, Eesti Vabariigiga koos oma siis kolleegidega, kelle reis erinevalt temast siis maksti kinni, kes oli ka täis, eks ole. Ja nad läksid sinna ikkagi ju eesmärgiga külastada Dalai Lamat. Et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen Indiasse lõbureisile, et see ei oma tähtsust, kas sa maksad või mitte, aga sa läksid sinna ikkagi delegatsiooniga kaasa. No täpselt, ja läksid delegatsiooniga kaasa, siis öeldakse selle kohta, et seisus nagu kohustab, et kui sa oled ikkagi Eesti Vabariigi ametlikus delegatsioonis, siis sa esindad Eesti Vabariiki ja kui sa ikkagi teed piinlikult häbi, eks ole, siis nii on, aga vaat see ongi see mentaliteet, et kuidas nad sellesse suhtuvad, et siin Paul tõi mingil ajal väga hea näite, et nad suhtuvad nagu rentnikud sellesse valitsuse olemisse, sellised rentnikud, kellel puudub vastutus selle eest, et kui nad midagi tuksi keeravad, ära lagastavad, ära lõhuvad, eks ole, siis ütleme korteris, kui korter oleks valitsus, et siis, et nemad selle eest kuidagi moodi ei vastuta, neil on piiratud vastutus selles kohal niimoodi. Vot, ja nii palju siis võibki nagu öelda, et selline võtan viimast suhtumine, toetust niikuinii ei ole, varsti enam see asja ei ole, paneme siis täiega edasi, et meri on põlvini ja päris haige, eks ole. Okei, see on selline juhuslik üleolev ülbus postitus, eks ole, mis näitab inimeste palet küll kenasti, aga tegelikult see ei ole isegi kõige hirmsam, et tegelikult oleks päris hea, kui see valitsus selle ajakese, mis nad siin veel võimul on, olekski purjus. Siis neil võib-olla jääks vähem aega igasuguseid lollusi välja mõelda ja võtaks napsu rahulikult ja meri oleks põlvini ja teeks mingeid asju. Et ma saan aru, et ametnike võim oleks siis nagu veel hullem, ilmselt mainime seda ka siin täna veel, eks ole, aga vähemalt need tüübid oma selliste ideoloogiliste projektidega ei tuleks, sest inimestel tegelikult on lubatud põhimõtteliselt mingi naiivne ettekujutus, et
et kui toetust ei ole, rahva toetust ei ole valitsuse taga. Sa näitad seda reitingutega, sa näitad seda valimistel saavad tulemusi, küll kohalikel valimistel, ja küll, aga võimu taga ei ole rahva toetust, kõrgem võimukandja on rahvas, et siis nad äkitsti vähemalt korrigeerivad seda kurssi, eks ole. Rääkimata sellest, et võimule tuldi niikuinii valetades, eks ole, et maksud ei tõuse ja tõstati kõik maksud ära ja nii edasi. Demokraatia mõte võiks olla ikkagi see, et kõrgem võimukandja kuidagi mõjutab seda, kuidas poliitikat taetakse. Aga siin käib lihtsalt see, et osatakse seda ühe piires arvutada seal Riigikogus ja meil on praegu see võim käes, paneme edasi. Ja mis nad siis teevad, eks ole? Maksutõusudest ei pea enam selles mõttes rääkima, et need on ära tehtud, kahjud on sisse võetud, eks ole, sellest ka räägime veel täna. Aga ideoloogiline programm, ehk et nad just nimelt selle asemel, et kurssi muuta, tahavad need poliitikad, mida neilt mitte keegi tellinud ei ole, enne välja viskamist läbi suruda. Keegi pole tellinud, keegi ei taha. Mõned näited, eks ole. Novembris tõsteti taas lauale kliimaseadus, sellest ka rääkisime siin tegelikult juba siin eelmistes saadetes, eks ole. Vahepeal see hakkas juba inimestel meelest ära minema, mis kliimaseadus ja kõik inimesed mõtlesid, et kliimaga on ju kõik hästi, et mis me siin teeme, eks ole, mis makse me siin jälle tõstame selle ilma pärast, on ju. Aga eks me arutasime ka, et ilmselt oli selle Brasiilia konverentsi, seal kus need kliimafännid koos olid, eks ole, seal Brasiilias Belemi linnas käisid koos, pidasid mingit konverentsi. Et äkki siis, see minister Sutt käis seal ka, et äkki siis kuidagi sellega seotud, et näidata, et me oleme ikkagi õigel teel, on ju. Ja nüüd tulebki tähelepanu juhtida, et me tegeleme selle seadusega siin edasi olukorras, kus tegelik olukord selle kliimaideoloogiaga on kardinaalselt ju muutunud. Kliima endaga ei olegi midagi halvasti olnud, eks ole, aga hüsteeria selle loo jutustusega on nüüd tekkinud väike probleem, sest võimu tasakaal on nihkunud. USAs tuli võimule Trump ja lõpetas lihtsalt päeva pealt USAs ära. Lihtsalt lõpetas päeva pealt ära. Tema ei taha enam näha neid ebaefektiivseid energialahendusi, koledaid tuulikuid on ju, päikesepaneele, ei taha neile peale maksta, on ju. Ta ei taha näha ka mingeid maksumaksja raha eest mingid toetatavaid lolle projekte, kus õhust süsinikku püütakse ja siis kiviks muudetakse näiteks või mingeid muid idiootsusi on. Ja isegi vanameister kõigil asjade peale Mihkel Bill Gates ütles ju, et teate, see kliimamuutus ei olegi tegelikult nii suur probleem, et ei hävita see kedagi ja inimeste heaolu on ju palju olulisem. Et kõik on muutunud. Ja siis sama Kopise puhul ju see USA energeetikaminister ütles, Chris Wright, et sinna kogunenud tüübid on lihtsalt oma süsiniku nulli taga ja nagu mõistuse kaotanud tegelased. Aga mis siis toimub? Euroopa laseb edasi. Süsiniku nulli poole, eks ole, endiselt. Ja mis Eesti teeb? Loomulikult sama asi, eks ole, Eesti valitsus jätkab sellega. Euroopa jätkab, Eesti valitsus jätkab, Saksamaa tööstus kängub, probleem on suur muidugi, seda nähakse, eks ole, kardetakse juba Saksamaa inimeste vaesumist näiteks, aga pole midagi, paneme edasi. Ja kui Euroopa süsiniku nulli tahab viia, eks ole, me võimegi kõik viia, eks ole, et me oleme terve 10% maailma emissioonist, aga kui see Kopil ka ei võetud ju vastu enam seda, me rääkisime sellest, see fossiilkütustest loobumise kava vastu ei võetud, et kui meil on alla 10% on Euroopa osa, aga ülejäänud maailm kõik ütlevad, et meie sellega enam ei tegele. Me laseme edasi. Me lähme nii, nagu me tahame. Ja. Mis meie siis teeme? Kas sa mäletad, palju Eesti osa oli mingi 0, ütleme marginaalne. Täiesti marginaalne, ühesõnaga, täiesti mõttetu asjaga tegelema. Teine küsimus on see, eks ole, et kui me tööstuse Euroopast ära viime, seda saavutades, eks ole, et tahta süsiniku nulli saavutada, me peame tööstuse ikkagi Euroopast ära viima, sellepärast, et tööstus vajab energiat me, ütleme, juhuelektrist ei saa, seal on ikkagi vaja ka süsiniku emissioone sellisel juhul, siis sellest, ka selles mõttes kasu ei ole, mujal tehakse seda ju, kui kedagi huvita, tehakse seda palju suurema emissiooniga, ehk siis emissioonid tõusevad ja meil, kui meil raha on, kui me päris ära ei vaesu, Saksamaa hakkas vaesuma, just rääk, et kui me päris ära ei vaesu, siis sellisel juhul me peame selle kauba sealt tagasi ostma. Et veits kilplase tunne tuleb peale, aga vähemalt oled süsinik neutraalne. Jah, mitte küll isiklikult, selleks on vaja neid kunagi VEF, vaatasime seal VEF on see maailma majandusfoorumil, seal oli üks nutikas mingi tehnoloogia tegelane, kes leiutas või ütles, et tal on väga hea projekt on töös, et see nutikella peale see inimese isiklik süsinikuträkker, et siis vaatab, palju sa isiklikult saaksid, ma ei tea, kas vähem hingata või midagi. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? Where are they traveling? How are they traveling?
What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Ja sellega on muidugi koomiline olukord, et eriti Euroopas ju proovitakse seda autotööstust nüüd, mis kiratseb loomulikult ammugi, eks ole, kuidagi moodi veel vee peal hoida ja võetakse siin natuke leevendatakse neid nõudeid, aga see, et sa nüüd võtsid, vähendasid, et 100% ei pea enam vähendama neid sisepõlemismootoreid, et teeme ainult 90%, ega see muidugi ei päästa, et kui tahta midagi päästa, siis tuleb kõik ära kaotada, et siin ei ole mitte midagi. Aga Eesti valitsusel on siin see sama probleem, et ollakse selle teemaga ennast nagu nurka värvinud, tagasi astuda nagu ei saa, pobisetakse midagi, et kogu värk on teaduspõhine, teadus ütleb, turbatootmine tuleb ära lõpetada, lõpetame ära, mis siis, et turvas tegelikult enamik läheb väetiseks, aga lõpetame ära. Ja siis põhiküsimus on see, et Brüsselist ei ole lihtsalt uut signaali tulnud. Ja seni kaua, kuni Brüsselist uut signaali ei tule, meie omad siis järelikult sellega ka edasi lasevad, eks ole, et lihtsalt muu ei huvita. No täpselt nii ongi, kusjuures see ei ole ju tegelikult ainus ideoloogiline teema, mida nad siis hambad ristis enne lahkumist läbi püüavad suruda. Ja neid on veel. Ma teeks ühe konkreetselt välja siin, et mis nüüd detsembris tuli jälle uuesti taas lauale, see on vihakõne seadus. Ehk siis natuke aega oli see ka nagu külmutatud olekus, aga tundub, et nad tahavad selle ka enne valimisi nüüd üle joone ikkagi saada. Justiitsminister Liisa Pakosta küll räägib siin midagi, et teate, et see on selline eriti kitsas nüüd, et kuidas me selle kehtestame, aga siin saab ka kohe jälle hästi lihtsalt selgitada, miks see nii ei ole. Et ma esmalt kohe märgiks, et tegemist ei ole mitte ühestki otsast jälle teemaga, mida Eesti rahvas sellelt valitsuselt tellinud oleks. Meil ei ole vaja seda, rahvas tegelikult ei taha seda, võib-olla rahvas täpselt ei ole ka süvenenud, et mis, kus, kuidas see on ja niimoodi, eks. Ma ikkagi remargi korras ütlen, et on neid, kes ka tahavad. Ja mis nad ütlevad siin, ma huvitaks kohe. Ütlevad, et on vaja. Vaata, kus meil vihatakse seda teist ja kolmandat, kutsutakse, ma ei tea. Ühesõnaga, et me ei saa öelda, et keegi ei taha. Ilmselt ei saa, jah. Et on neid, kes ei ole... Nooremaid inimesi, kes seletavad mulle, et siin on kõik, ütleme, Veidemanni puhul, et see oli vihakõne juba. On öeldud küll, jah. Ei, ma olen nõus, jah. Mõned ikka vist tahavad, jah. Aga selles suhtes, et mõelge siis läbi, et mida te ikkagi täpselt tahate, et kas te tahate, et siis kui meie hakkame siin järgmine kord, me rääksime immigratsioonist, tegime terve bloki siin ühes saates, et kas te tahate, et me vangi läheks. Me ei tohi rääkida, ei tohi välja tuua seda, et milline kuritegevuse kasv on ja nii edasi, sest see kõik on tegelikult lääne pool vihakõne, et ma tahakski tegelikult selle probleemi selle vihakõne seadusega välja tuua nagu kahes aspektis, et ühest poolt nagu, et kus see lääne pool on jõutud sellega, aga teiselt poolt just nimelt, et milline see sõnastus esialgu selles paragrahvis on, et praegu on karistusseadustikus ka vaenu õhutamine olemas. Mina nimme nimetan seda vihakõne seaduseks, sest Kaja Kallasele see ei meeldi, et hakkab kohe parandama, kui keegi, kui ta kuuleb, eks ole, et keegi ütleb vihakõne seadus, ei, see on vaenukõne seadus. Ei, minu jaoks on vihakõne seadus ja vaenu õhutamine on siis tõepoolest karistusseadustiku järgi. Ja see on keelatud, et praegu kehtiv seadus annab võimaluse vaenu õhutamise eest isiku trahvi või arestiga karistada vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele kutsuva avaliku tegevuse eest juhul, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. Ja see on väga oluline seal, tekkinud peab olema reaalne oht, et see ongi see küsimus, mida nad muuta tahavad. Nad tahavad selle muuta selliseks, et uue sõnastuse järgi võib karistada vaenu õhutavat tegevust, millega on avalikult üles kutsutud diskrimineerima, vihkama või vägivallatsema viisil, mis annab alust karta õhutusele järgnevat vägivallategu või vara kahjustamist või ohustab oluliselt ühiskonna turvalisust. Ja täpselt siin see probleem tekibki. Küsimus on nüüd selles, et nüüd saab menetleja, ehk siis politsei või prokuratuur hakata otsustama, kas kellelgi ütlused millegi või kellegi kohta on sellised, mis annavad selle aluse karta kas siis vägivalda, eks ole, ohtu turvalisus. Ja prokurörist sõltub, et algatab kriminaalasja, ei algata kriminaalasja, isiklik vaade või ma ei tea, siseveendumus või kuidas nad ütlevad, et tõlgendus võib väga lai olla. Ja ma arvan, et ei maksa endal mingid illusioone teha, et järgnema hakkavad täiesti absurdsed kohtuasjad, kus mõne prokuröri siseveendumus on, näiteks Soomes on olnud selline, et Soome endine siseminister ja parlamendisaadik Päivi Räsänen, tema kohtuasjas, et ta kunagi tegi postituse, kus ta kritiseeris, ta on kristlane ise, eks ole, Soome kirikuisasid selle eest, et nad osalesid Pride paraadil ja pani sealt piiblist ühe kirjakoha, ütleb niimoodi, et ma ei tea, ühesõnaga just kui mõistab hukka, eks ole, homoseksuaalsust.
selle eest ta siis tariti läbi kõigi kohtuastmete. Ja Soomes lõpuks kohus mõistis ta, muidugi mõistis õigeks lõpuks, aga milline ruineerimine. Või võtame näiteks Saksamaa, et seal tehakse ju reaalselt selliseid varahommikusi politseireide inimeste kodudesse, kes on öelnud sotsiaalmeedias midagi, mida siis kellegi arvates ei tohi öelda. Kusjuures see on absurdseid näiteid, et nimetatakse näiteks kantsler Mertsi joodikuks. Kõpsti, politsei on ukse taga, keegi on avalduse teinud selle peale ja võetakse siis, konfiskeeritakse arvutid ja tuuakse ülekuulamisele. Saad karistada, on ju. Üks koolipoiss kirjutas TikToki teemaviite kõik Saksamaa heaks, ehk siis alles für Deutschland. Ja see põhimõtteliselt siis tuleb välja, et kuna natsid on seda väljendit kunagi kasutanud, siis nüüd ei tohi öelda. Ei tohi kirjutada kuhugi. Ja politsei käis jälle kodugu istumas, kuulas lapsi üle, eks ole. See oli üks väärikas meediaprofessor siin hiljuti, et tegi mingi vasakpoolse ajakirja üle nalja seal, ironiseeris postituse all, et Saksamaa ärka üles, jällegi Deutschland erwache, et see oli ka siis olnud jälle mingisugune natsiseos, et natsid umbes kasutasid seda ja meest hakati süüdistama. Et selliseid jaburaid juhtumeid on nagu sadu. Neid ei jõua kokku lugeda. Ma jään siin mõtlema, et mul on ka siuksed komme teha X-i siukseid iroonilisi postitusi üldiselt valitsuse suunas. Absoluutselt. Ma arvan, et ma hakkan üle päeva, hakkab meil käima keegi kodus, et see on hea motivaator, sa hoiad vähemalt 1000 korras, on ju. Ja ei, me peame mingisuguse sellise, ma ei tea, seadme laenamise sisse panema, kogu aeg nad konfiskeerivad su seadme ära jälle, eks ole, et me peame kuskilt uue laenama, et see saaks järgmise postituse teha. Aga täiesti absurdne Saksamaal toimib, Isegi oli üks, nimetati emmiskandaaliks seal, et üks nimetas ühte mingisugust COVID ajal seal mingid Saksamaa poliitikut emmiks, eks ole, ja siis jälle joosti pikali ja selle Saksamaa poliitiku üle muidugi ironiseeriti ja öeldi, et pärast, et ongi päris emmik, kuidas ise tegi avalduse veel, vaata. Aga selline säte on olemas, palun, sinna me jõuame, eks ole. Ja tulemus on muide see, et tegelikult juba paari aasta tagus uuringu järgi umbes 40% sakslasi ütles, et nemad ei julgenud vabalt väljendada. Aga kui sa ei julgenud vabalt väljendada ja sa oled kogu aeg sellises stressiseisundis selle pärast, see ei ole ju vaba ühiskond enam. Kängud ära sinna sisse ja ongi lõpuks sul sõnaga võetakse, sul kõige totaalsem kontroll võetakse ikka sõna üle ette, et see on nagu oluline. No vot, Suurbritannia on selles suhtes ka juba tänaseks täiesti haigeks jäänud see riik, eks ole, et alles oli jälle uudis, kuidas üks mees sai 18 kuud vanglas sotsiaalmeedia postituse eest, mida nägi vaid 33 inimest. No ega ta midagi ilusat ei öelnud. Ta kommenteeris, vaata Magdeburgis oli eelmine aasta see jõuluturu rünnak, on ju. Ja ta kommenteeris, et immigrantide hotellid, me oleme sellest ka rääkinud, eks ole, maksumaksja rahal paigutatakse immigrandid siis, kes tulevad dokumentide niimoodi paigutatakse asüülihotellidesse, elavad seal, toitlustus kõik niimoodi, on ju. Aga tema siis kommenteeris, et pange need põlema. Neid on Suurbritannias neid hotelle, neid on Saksamaal, Hollandis, Lääne-Euroopas igal pool. Ja kellelegi soovida halba niimoodi, eks vägivallaga kindlasti ei ole hea. Aga mõelge nüüd selle nagu tasakaalu peale. Proportsionaalsuse peale, on ju. Samal ajal, ma ei tea, mõrvarid ja vägistajad ju saavad vabaks. Ja, kes on... Ehk siis inimene, kes ütleb midagi, ütleme ausalt, tõesti väga inetu. Aga ta saab suurema karistuse kui mõni vägistaja või mõrvar. No täpselt. See on probleem ka veel, on ju. Nii ongi, kusjuures sul ongi nagu grooming gangsi skandaal, eks sul ongi nagu neid kritiseerida, et sul on sisserändaja taustaga, eks ole, vägistajad, selle eest sa saad siis karistada ja need lähevad tihtipeale lihtsalt nagu vabalt. Et see ei ole kuidagi normaalne olukord, Et see ongi see, kui haigeks see asi on läinud ja Suurbritannias tegelikult sotsiaalmeedia postituste tõttu arreteeritakse seal 10 inimesi päevas. No täpselt, see on absurdne ju täiesti, politsei ressurssi niimoodi kasutada. Näiteks Hollandis elav jurist, endine riigiprokurör Triin Bergman on oma analüüsides selgelt välja toonud, et need sätted ongi tegelikult sellised meelsuskontrolli tööriistad ka. Ehk siis konservatiivsema tiivapoliitikuid nagu vaigistatakse või taritakse läbi kohtud, kes ongi immigratsiooni vastu näiteks ja nii edasi, et neid loksutatakse läbi siis nende kriminaalmenetluste ruineerimise mõttes. Ja tihtipeale need progressiivsema tiiva asjalised nagu pääsevad. Ja ma tooksin nagu paralleeli, et meil õnneks sellist regulatsiooni ju ei kehti. Aga kui kehtiks, kas me arvame, et meil kuidagi teistmoodi läheks või? Tänasel hetkel näiteks. Võtame näiteks selle sama, mis on ka selle aasta teema, on ju see Salk ja Isamaa, eks ole, teema. Isamaa puhul algatati Krimm-asi sisuliselt sama asja kohta, et mingid ettevõtjad seal, see oli Parvel Pruunsild, eks ole, andis raha üle MTÜ-le, et siis Isamaa sisevalimisi kuidagi seal mõjutada.
aga meil oli salk, eks ole, millele ettevõtjad andsid raha nagu suurtes kogustes, et mõjutada nagu päris valimisi ja ühel puhul on halduskohtus asi, ehk siis nägi see Riigikogu erakondade järelevalvekomisjon nägi, et seal on probleem, aga teisel puhul nägi prokuratuur probleemi. Aga miks prokuratuur ühesõnaga, miks seal probleemi ei olnud prokuratuuri arvates, sellele nad ei suuda vastata? Ja loomulikult suurem osa Eesti õiguspraktikutest ütleb, et kummaski olukorras ei ole probleemi, et millega tegeleme, eks ole. Nii et kui sellised ideoloogilised kaalutlused hakkavad toimima, seal kindlasti hakkavadki, Lääne-Euroopas me näeme, et hakkavad, siis need prokuröri siseveendumused nii töötavadki. Aga võt, nüüd, kui teisiti ei saa, siis see võiks olla küll neile inimestele, kes seda pooldavad nagu ohumärk, et mõelge nüüd niipidi, et kui praegusel hetkel on võim, eks ole, ühe tiiva poliitikute käes ja see pool, keda te vihkate, ei ole võimul, siis mõelge, et seda sama tegelikult saab see pool hakata ära kasutama, keda te vihkate, kui nad tulevad võimul. Ehk siis see on kahe teraga mõõk. Et sellest peaks nagu aru saama. Mut ei saa, mina olen siin vestanud täpselt samal teemal inimesega öelnud, et praegu sulle see või teine asi ei meeldi, aga mõtle nüüd, kui see on teistpidi. Et kuidas sa siis mulle tundub, et ikka ei jõua kohale, sest see on nagu nii-öelda lineaarne vaade. No tunnega. Et nad ei suuda nagu mõelda, et ma ei tea, 3 sammu ette mõelda. Et see on nagu see probleem. Et ei mõisteta, jah. Ümber pööratud olukorda siis võib-olla ei tulegi. Aga siis, kui tuleb, siis on hilja, selles mõttes sellele mõelda. Printsipiaalselt tuleb nendesse asjadesse suhtuda, ega sõnavabadus ongi olukord, kus sa pead tolereerima ja sa kaitsed seda, eks ole, sa pead tolereerima olukorda, kus keegi räägib seda, mis sulle ei meeldi. Võib-olla isegi solvab. Aga kui sa seda tolereerid, või kui sa seda ei tolereeri, siis täpselt samamoodi. See on ju peegelefekt, käitutakse sinuga. Ja võt selle teema lõpetuseks võib-olla tahakski märkida, et see sama inetu lugu ERR-is, kus valitsuse otsesel suunamisel tegelikult ja selle tulemusel Rein Veidemann nõukogu esimehe kohalt maha võeti, on ka kuidagi hästi sümboolne sellest, et mis meil siin Eestis või kuidas sellesse sõnavabadusse suhtutakse, et ei olnud kedagi siin sõnavabadust kaitsmas, et isegi Kersti Kaljulaid ei pannud oma pusa selga, et seda teha. Et võt, küsimus ongi selles, et kas inimesel on see õigus sõltumata oma positsioonist öelda, et näiteks surrogaatemadus, kus siis väga laialdaselt ju, ma ei tea, oled nõud, eks absoluutselt kehvas sotsiaalmajanduslikus olukorras naisi, siis naised on need surrogaatemad lihtsalt, et ei ole niimoodi, et ma ei tea, rikas naine kannab, ma ei tea, vaesele naisele last. No täpselt, et sotsiaalmajanduslikult kehvas olukorras naisi asendusemana kasutatakse, eks ole, ükskõik kelle poolt, siis seal konkreetsel juhul siis homoseksuaalse paari poolt, eks ole, et selle, ütleme, näitamine on vastuvõetamatu moraali seisukohast isadepäeva hommikul, et ei oleks pidanud seda võib-olla tegema, et on täitsa okei, kui see vaade kellelegi ei meeldi. Ja on täitsa okei, kui kellelgi on see vaade. See on see küsimus, mida siin lahendama peaks. Aga näed, meil tehti nagu tegelikult ju näidis hukkamine Veidemanniga, sellepärast, et see vaade ei ole aksepteeritud tegelikult tänastes võimuringkondades. See oligi see probleem, miks ta ju maha võeti ja see ei ole ju aksepteeritav ühiskonnas. See on probleem, eks ole. Nüüd mina arvan, et me peame väga tõsiselt sellele vihakõne seadusele vastu seisma, sest selle tulemusi näeme siin teiste riikide peal ja meie enda meelelaad ei kannataks siin ka nende näidete puhul, mis me siin lõpuks teeme välja. Muidugi siin võiks neist ideoloogilistest avantüüridest, millega see valitsus tegeleb, veel edasi rääkida, kas või see sama LGBTIQ+ tegevuskava, kus seda sooideoloogiat siis edendatakse. Täiesti ideoloogiline teema, mida keegi taaskord tellinud ei ole. Sellest oleme rääkinud ka siin saates. Nii on. Ja tegelikult on see ka hämmastav, kuidas e-hääletamise kohta tuleb aina rohkem sellist teaduspõhist materjali välja, kus öeldakse otsesõnu, et süsteem ei ole kontrollitav, aga seal surutakse ka edasi. Ja teeme mobiilivalimisi või mis me teeme siin? Aga jätame vast selle siis järgmiseks korraks uude aastasse, võtame siit nüüd hoopis järgmiseks teemaks majanduse. Aasta lõpus tahaks rääkida väga sellisetest headest asjadest, aga mida ei ole, seda ei saa. Jõulud möödas aasta lõpu ukse taga tahaks sellist rõõmu ja kergendust tunda, aga peab tõdema, et kuigi siin ekspertidel ja poliitikutel on huultel väide, et meil on ikka majanduskasv ja nii edasi,
aga peame olema ausad. Tavakodanikul on seda majanduskasvu kuidagi väga keeruline tunda või tunnetada. Vastupidi, on peresid ja ma usun, et neid ei ole vähe, kes pidid jõulude aeg mõtlema, et vähe sellest, et me ei saa lastele teha kingitusi, ei saa me panna ka jõululauale midagi erilist, ma ei tea, maitsvat, toitvat. Ehk siis see aasta on olnud inimestele majanduslikult väga raske. Ja kõik on kallis, noh. Mäletad, me Heido Vitsuriga siin aasta alguses sellest ka rääkisime ja ta tõi välja, et poevargus on meeletult. Pool aastat hiljem hakkas ajakirjandus ka sellest rohkem kirjutama, et poeketid peavad varguste tõttu uusi lahendusi otsima. Ja oli, aga vaata, seal oli vist kuidagi see aktsent oli selline, et käivad professionaalsed grupid, käivad varastamas poodides. Professionaalgrupid. Vaata, ma tooks ühe huvitava sellise nuanssi välja, et me käisime siin mõni aeg tagasi, käisime poes ja ütlesin, mine võtta karpmune. Ja meil on komme, eks ole, et mitte sellepärast, et vaadata, kas keegi on mune varastamas käinud, ma ei oleks selle peale kunagi tulnud. Aga et vaadata, et kas munad on terved, et ma ei taha katkisi mune endale, eks ole, korvi panna või koju viia. Ja teed karpi lahti, vaatad, muna puudu. Eks ole, et ma ei tea, kas see on nüüd asi, mida raha teenimise eesmärgil, et ma vahendan kuskil turul selle muna maha pärast, keegi teeb või ei tee, aga ma ei tea, võib-olla väike asi, ma ei oska öelda. Mutta eraldi on siis see, et ka väikestel asjadel on hakatud panema turvaelemente külge, et me siin üks päev käisime poes, jalutasime mööda energiajoogiletis, kus iga energiajoogipurk oli nii-öelda turvaelemendiga varustatud. Seda ma usun rohkem, et seda energiajoogipurki, mis on hea tasku panna väike, et seda ma usun rohkem, et keegi tahab maha müüa kuskil odavalt võib-olla. See võib-olla. Või siis noored varastavad. Aga see selleks, et kokkuvõtvalt saab öelda, hinnatõus on olnud meeletu, maksutõusud on ka inimestele rasked olnud, aga valitsusjuhtidelt oleme siin terve aasta muudku kuulnud, et ei ole häda miskit, majandus ei ole sugugi käpuli. Näiteks peaminister on kenasti teinud asjaliku postituse aprillis, öeldes, et sel aastal on oodatav majanduskasv 1,7% ja järgmisel aastal juba 2,5%. No ma ei tea, kas nutta või naerda, sest vist ei tule, päris 1,7 vist ei tule või? Võt. Äkki tuleb, aga võib-olla see protsendi mõõtmine siin olukorras, kus me meeletult ehitussektorit toidame, eks ole, rahva rahaga. Võib-olla see ei ole nagu praegusel hetkel see koht, kus sa ütled, et nüüd läheb kõik paremini. Ma ei tea, võib-olla Rail Balticust räägin. Vot, aga teine pool selle asja juures on see, et kui sa majandusega midagi peale ei oska hakata, et läheb halvasti, tuleb kokku kutsuda koosolek. Sest mida sa seal ministeeriumites ja valitsuses muud teed, pead koosolekuid. See on Sir Appleby meetod. Komisjon. Ehk siis 18 kuuks kutsuti kokku ettevõtjates koosnev nii-öelda efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda, mis siis hetkel 10 kuukest on siis Riigikantselei juures tegutsenud. Prominentsetest ettevõtjatest koosnev majandusteemadele keskenduva nõukoja tegevusplaan oli nõustada valitsust, mis on need mõttetud regulatsioonid, mida võiks vähendada või suisa ära lõpetada, et saada majandus kasvama. Viljar Arakas, kes sinna nõukotta kuulub, ütles, et ega erasektor avalikku õpetama ei lähe, sest nende eesmärk on lihtsalt bürokraatiat vähendada. Asi seegi. 10 kuu jooksul kogus majanduskasvu nõukoda kokku üle 700 ettepaneku, kuid siin juures on oluline hoopis teine number ja see on number 25. 25. Sest just nii paljudele ettepanekutele on valitsus tänaseks lahenduse leidnud. Ma olen nagu aru saanud, Michal räägib, et ikka rohkem on, et mida nad arutavad seal või? 25 on nüüd lahendused. On lahenduse leidnud. See kõik tähendab aga seda... Väga efektiivselt lahendame bürokraatiat nii kiiresti või? 25 tükki 10 kuuga, see on ju tervelt 2,5 tükki kuus või? Nii. See kõik aga tähendab, et üle 675 ettepanek on endiselt laual ja kas, kuidas, millal nendega tegeletakse valitsuse tasemel on ebaselge. Muidugi võib tavakodanik öelda, et miks see mind puudutama peaks, siis äärmärkusena mainin, et me kõik maksame, et nendel regulatsioonidel oleks kontrollija. Andmebaas või mingi muu asi, sest ega regulatsioonide järgmine tähendab ju kontrolli. Kontroll aga teadupärast maksab ja see raha tuleb lihtsalt maksumaksja taskust. See ei ole ju, ma ei tea, see võib olla see sama kaamera kuskil tänaval, millest me hakkame varsti rääkima, aga selle ülalpidamine maksab, see ei ole... Aparaat saab töötada ainult siis, kui ta rahva käest raha kokku kogu. Just. Muide, hinnatõus või inflatsioon on samuti väga jõhker varjatud maksustamine ja klassikuid meenutades suur osa inflatsioonist tuleneb otseselt valitsuse kulude kasvust. Milton Friedmani pean siis siin silmas on ju.
Ja nüüd, mida meie valitsus teinud on? Just nimelt makse tõstnud ja kulusid kasvatanud hoogsalt. Olukorras, kus majanduslikkuse just edu ei ole, eks ole, kus majandus tegelikult on aastaid langenud, nemad läksid makse tõstma ja siis kutsusid nõukoja kokku. Kusjuures nad on selle üle veel uhked, et oi hästi õnnestus asi 10 kuuga 1,3 miljardit rohkem kui mullu sai rahva käest raha. Ja teatasid. Jah. Aga lähme konkreetselt hindade juurde. Oleme sellest, et hinnad on olnud muudkui tõusvas joones, tundnud seda ka ise, aga samuti oleme sellest rääkinud ka mitme meie saatekülalisega, eelpool mainitud Heido Vitsuriga, aga ka nüüd Tallinna linnapea toolile istunud tollal veel Konjunktuuriinstituudi juhtinud Peeter Raudsepaga. Ma ei saa väita, et kõik eestlased, kuid paljud meist on ilmselt siiski toidupoode külastades tundnud, et üha rohkem raha läheb samu asju ostes rahakotist välja, kui näiteks aasta varem. Osade toodete puhul on tunne, et pool aastat tagasi olid veel nagu soodsamad kui hetkel. Ja see küsimus ei ole hädaldamises, mis hinnad üles viib, nagu meeldib arvata rahandusminister Jürgen Ligile. Suur osa sellest on siiski maksupoliitika tulemus, ehk kõik kulud ongi tänu sellele ka kasvanud. Tulumaks tõusis teadupärast 20%-lt 22%-le. Kehtima hakkas automaks ning suvel tõusis ka käibemaks, lisaks suurenesid bensiini, alkoholi ja tubakaaktsiis. Automaksu puhul nad olid ise vist õnnelikud, et õnnestus või autosid enam. Üks sektor on Eestist kadunud, ei ole enam. On naiivne uskuda, et see kõik kuidagi meie ostukorvi ei mõjuta või selle maksumast. Pigem vastupidi on mõjutanud ja sugugi mitte vähe. No kui tõuseb käibemaks, siis see on konkreetselt poe ostukorvis tunda. Mulle väga tegi alati nalja riigijuhtide väide, et 100 euro kohta on, see on see paar eurot juurde, et no mis ära ei ole. Ma tollal mõtlesin, et ega vaid pood ei maksa käibemaksu. Aga logistik, toidutootja, elektrimüüja, veeettevõte, et neil kõigil tõuseb maksukoormus ja lõpuks see jõuab ju selle toote lõpphinda ja selle maksame kinni ju meie. Ja. Et siuke lugu. Tarbija maksab midagi. Ja 2024. aasta suvel ütles toona veel peaministri kandidaat Kristen Michal ERR-ile antud intervjuus, et käibemaksu, tulumaksu ja aktsiiside tõstmine on vajalik selleks, et parandada riigi rahandusseisu ja rahastada riigi kaitset. Ilma nendeta saaks tema sõnul majandus veel suurema hoobi. Riigikaitse rahastusega on meil kahjuks küll segased lood, tahaks ääremärkusena taaskord ära mainida. Kui ikka riigikontrolli pistelise kontrolli käigus selgub, et ollakse näiteks ettemaksetega eksinud, siis minu jaoks mingit turvatunnet ei tekita. Kas raha, mis peaks minema Eesti rahva kaitsesse, ikka läheb päriselt sinna, kuhu ta minema peaks ja mida selle raha eest riik siis täpselt saab? Tekib küsimusi, eks ole. On küll ja lisaks on tegelikult see, mida väga vähe kritiseeritakse, sellepärast, et see on nii võimas seltskond, kes seda riigikaitset kureerib meil ja olles ka kunagi ise, mäletad, sai lugusid tehtud siin riigikaitse hangetest ja nii edasi, see võimas kriitikatorm ka ütleme nii, et isiklikult oli tugev ja see kriitika praegusel hetkel peaks olema eelkõige suunatud siis niinimetatud pöördukse fenomeni kohta, et kui ühel hetkel on kaitseväe juht või Kaitseministeeriumi kantsler ja teisel hetkel enam ei ole, on mingis värskes kaitsetööstuse niinimetatud startupis mingisugune tegelinski, eks ole, mis hakkab riigilt suuri tellimusi saama, siis pehmeks jäädes ütleme, et see on üsna korruptsiooniohtlik praktika, aga sellest me väga ei räägi. Räägivad jälle meiesugused inimesed, aga võib-olla tavakodanik ei saa sellest üldse aru. Miks ta ei saa, ta võiks ju saada. Mind nagu üllatab, Kartus on pigem see, et öeldakse sulle Kreml. Kreml, aga mind üllatab, et ajakirjandus ei häiri. See üllatab mind kõige rohkem, aga võib-olla see ei ole patriootlik nende arvates, ma ei oska öelda, ma ei tea. Ma tean, et on inimesi, kelle see tekitab küsimusi, aga kuidagi, ütleme, ajakirjandusest üsna vähe, eks. Aga lähme edasi. Sa juba mainisid ka, ja mina mainisin ka, aga sellel aastal hakkas kehtima suurepärane maks, automaks. Jälle raha, mis üldiselt niigi kasvanud hindadest koormatud inimestelt saab ära võtta. Kuna kevade lõpus lagunes valitsus, sotsid visati välja ning edasi liikus Reformierakond vaid koos Eesti 200-ga ja vahepeal paar kuud enne kohalike valimisi selgus haridus- ja teadusminister Kristina Kallasel, et raha on, väljendusest lastel katke kõrvad kinni, et raha on sitaks. Täpselt nii ta ütles.
Testid avalikkuses, et kas automaksu tühistamisest rääkimine tõstaks kuidagi nende reitingut. Aga nende reiting on sellises kohas, et seda võid puuoksaga togida palju tahad, et ega see enam ei liigu. See vist ei lähe. Kusjuures ka Michal nimetas enne valimisi automaksu kanapõdraks ehk asjaks, mida reform justkui kunagi soovinud ei ole ja selle maksu idee algataja olevat olnud üldse sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski. Oma sügise esimeses saates me muidugi faktirida kokku pannes näitasime, et Michal ajab pläma ja automaksu sama suur arhitekt on kindlasti ka endine Reformierakonna rahandusminister Mart Võrklaev. Ja me näitasime ühte lõiku ka, mäletad, kuidas ta kiitles Postimehe otse stuudios, et tema küll ei karda, et see on õige maks, see on vajalik maks, see on keskkonnamaks, teeb kõik heaks, see on tubli maks ja tema ei karda, et valimistel midagi selle pärast halvasti läheks. Vot. Aga nagu me kokkuvõttes teame, siis mingit automaksu tühistamist ei juhtunud, sest automaksu teise osa maksmise tähtaja teavitus potsatas detsembris kõigile autoomanikele postkasti. Aga midagi siiski muutus. Millegipärast otsustas valitsus automaksuga hakata tegema sotsiaalpoliitikat. Ehk hääli ostma. Väga lihtne. Igatahes meie pere maksusoodustuse sai ja detsembris teist automaksu osa maksma ei pidanud. Aitäh! No ma võin enne jõule on hea küll, aga ma kurvastan neid, hääli te ei saad meilt ikka. Ei saad, me muu asjaga ei ole rahul. Me ei ole sellega ka tegelikult rahul, olgem ausad, see nii loll ei saa olla, et sa kogud kokku ja siis, ühesõnaga, mis loogika see on? Te peaksite olema nagu majanduslikult liberaalsed nagu mõtlejad seal Reformierakonnas, et mis loogika see on, et sa kogud kõigepealt rahvalt raha kokku ja siis hakkad neil näppu otsaga nende enda raha helikopterilt tagasi külvama. Totakad olete või? Kus on teie see ettevõtlik vaim nagu kadunud, eks ole, 20 aastaga? Kus on kodanike riigi manifesti vaim? Kus see on? Siim Kallas, äkki kirjutad sellest ka? Rail Balticust aeg-ajalt kirjutad, ma olen näinud, tahad sõita Mõisakülla teivasjaama, kus on nagu see, et millest võiks veel kirjutada? Aga nüüd selle maksutõusude jada juurde tahaks siiski veel tuua välja selle, mida otsapidi sai juba mainitud. Ega riik ei ole ju kuidagi oma kulusid kärpinud. Ja tegelikult käib ju sõna otseses mõttes seal sektoris suur pidu, ilutulastik. Ehk meie näeme vaeva, et maksta maksud, elada nii, et ei peaks ootamatute kulutuste tõttu kiirlaenu võtma, nagu paljud pered peavad. Seda kõike teadmises, et meil ei ole võimalik palku tõsta, sest ilusatest sõnadest olenemata mingit erilist majanduskasvu ei ole, mis võimaldaks minna ja ülemustelt palka juurde küsida. Aga siin riigisektoris on endiselt meri põlvini. Oleme sellest sel aastal tegelikult ka paaril korral rääkinud, toredad ja lausa luksuslikud suvepäevad. Aga nüüd vastu jõule saime lugeda meedia vahendusel, et lisaks suvepäevadele makstakse paljudele ka preemiat või tulemustasu, oleneb kuidas ministeerium siis sõnastab. Ning lisaks muidugi peod ülinunnu. No muidugi on, vaata selles mõttes, et kui sul raha otsa ei saa, vaata sul on peale tulnud, enne oli 1,3 miljardit rohkem see aasta. No kuule, mis teeme? Teeks peo, tõstaks palka, maksaks tulemustasu, vägev ju. Samal ajal erinevates sektorites, ma ei tea, meediasektor väga tunnetab näiteks seda kõike, eks ole, kuidas see olukord majanduses tegelikult on. No ei ole hästi. Ega ministeeriumid ja nende allasutused ei ole lollid või nende töötajad ei ole rumalad. Nii näiteks ei anta välja konkreetseid summasid ega inimeste arvu, kellele tulemustasusid makstakse. Kiire liitmine ja nende üksikute ministeeriumite, kes oma andmeid üldse avaldasid, preemiate ürituste summa ületab miljonit eurot. See on nüüd see aasta? See aasta, nüüd see just. Detsember? Jah. Artikkel Delfis ilmus just suhteliselt värskelt on ju. Ja siin kohal on tegelikult vaja veel üle rõhutada, et 7 asutust oma preemiate ja tulemustasude kohta infot välja ei andnud. Kart on, et see summa kokkuliites on tegelikult päris mitu miljonit. Et selle mõttes ajab vihale küll, sest samal ajal tuleb korjata raha näiteks vähihaigete laste raviks või ma ei tea, harvikhaigustega laste raviks. See on üks näide. Meil ei ole haigete laste raviks raha, ütleb riik. Ei aga sa pead ju kuidagi inimeste motivatsiooni hoidma, ütleb riigiasutuse juht. Aga ka, ma ei tea, meditsiinisektori tavatöötajad, nende moraali tuleb hoida või meediasektoris või ehitussektoris. Kui ikkagi ettevõttel majanduslikult ei lähe hästi, siis ei saa töötajaid premeerida, sellepärast, et vastasel juhul ei ole järgmisel kuul palgaraha. Inimesed saavad aru, aga vaata ministeeriumites. 1,3 miljardit rohkem. 1,3 miljardit rohkem, sul ei ole seda probleemi. Tehke paremini tööd. Jah, siis hakkab majandus kasvama. Tehke paremini tööd. Siis hakkab majandus kasvama. Ehitajatel praegu isegi natuke on leiba, vaata vähemalt raudtee ehitajatel.
Vot pole hullu, valitsusel on meile ju uueks aastaks kohe mitu head kingitust. Planeeritud tulumaksu tõus 24% jääb ju ära. Ja. Aitäh. Aitäh, peaminister Michal, aitäh, valitsus. No ja maksuküür kaotatakse ära. Veider, mind tegelikult kohutavalt häirib selle juures asjaolu, et öeldakse, et kõik võidavad maksuküüru kaotusest. Muidugi võidavad kõik. Lihtsalt probleem on selles, et probleem on selles, et näiteks miinimumpalga juures, miinimumpalka saav inimene võidab kõige vähem. Kõige rohkem võidab maksuküüru kaotusest inimene, kelle brutotöötasu on vähemalt 2100 eurot, siis tema saab iga kuu kätte 154. No mis see miinimumpalga juures oli, mida 10 eurot kuus või? Ehk Ja kui te mõtlete, et jah, et meil keskmine palk oli ka seal umbes 2100 ligi, äkki ongi okei või? Aga nüüd vaata, mis see mediaanpalk on? Mediaanpalk on siis see, eks ole, et pooled saavad rohkem, pooled saavad vähem. Ja mediaanpalga puhul mediaanpalka saab inimene saab 94 eurot lisaks ja miinimumpalk. Mediaanpalk on, vaatan, 1774 eurot on ju. Et tema saab siis 94 eurot. Aga ütleme, et need summad on, ei no loomulikult. Abiks ikka. Abiks ikka. Ühesõnaga, et tegelikult ütleme, vähem kui pool inimestest saab ikkagi siis seda maksimumi ja need on ikkagi ongi jõukam osa. Et väita, et nad ei ole keskmise palga saajad, ühesõnaga nad ongi selle aritmeetilise keskmise palga saajad, mida Statistikaamet arvutab, aga mediaanpalga puhul tegelikult, kus siis Eesti inimestest pooled saavad vähem, on 1774, see tähendab siis, et väiksem osa Eesti ühiskonnast siis saab seda maksimumi, ehk siis võtame kokku, mingit küüru ei ole, astmeline tulumaks kaob ja suurem kingitus on tõepoolest neile, kelle palgad on kõrgemad. Ja see on ka muide üks suur põhjus, miks me eelarvega 4,5% defitsiiti sõidame. Ei teagi, kas on olnud nii suurt defitsiit, kunagi ikka on. Kindlasti. Aga see oli ammu. See oli ammu. Just, et kodanikuna kogu sellele aastale tagasi vaadates on kurb tunne küll, kuidas valitsus laia kaarega oma inimestest üle sõidab, ma kasutasin just nimelt üle sõidab, ja ütleb, et aga nii on vaja. Andke raha meile, küll meie teame paremini, kuidas ja mida sellega teha. Jah, õigus, on vaja riigikaitsesse panustada, aga kahjuks kõik sammud, mida tehtud on, ei näita välja, et riik ja valitsus ka päriselt teab, mida nad teevad. Ja kuna neil mingit inimeste toetust ei ole, siis tegelikult nad ei tohiks mitte midagi teha. Olgem ausad, me jõuame jälle tagasi sinna. Ja. Teil ei ole legitiimsust. Kui Michal armastab kasutada väljendit kanapõder, siis tahaks öelda, et see tema kanapõder jookseb küll peata ringi. Ja ma ei saa siin lõpetuseks märkimata jätta, et nüüd ilmus siin tore Riigikontrolli analüüs, et mullu jäi riigieelarvelistel asutustel kasutamata 2,15 miljardit eurot. Tsiteerin. Riigieelarve tegemine meenutab järjest rohkem peituse mängu. Ministeeriumid maskeerivad oma eelarvet valitsuse kärbete tõttu ning valitsuse võimalus sellistes eesriide taha varjatud tingimustes eelarvete puudujääki juhtida näib olevatki vaid joonlaua kärbete kaudu. Kohati võib jääda mulje, et Riigikogu ja valitsuse jaoks on lihtsam suurendada riigi tulusid osalt maksude kaudu, kui sundida riigiaparaati pidevalt kriitiliselt ja distsiplineeritult hindama, millised kulud on tõesti vajalikud ning jõukohased. Targad sõnad targalt mehelt, aga lähme siis nüüd siit edasi. Jah, tõepoolest. Vaatame veel ühe teemana otse jälgimisühiskonna ehitamisele, mis on samuti selle aasta üks märksõnadest. Üks oluline teema sellest aastast siis veel, mida ei saa märkimata jätta, on riiklik jälgimissüsteemide arendamine. Kuna oleme seda kaameraühiskonna rajamise teemat siin aasta jooksul ka pikalt kommenteerinud, siis praegu võtame seda sisuliselt ikkagi lihtsalt markeerida. Oluline, millele tasub siin tähelepanu pöörata minu arvates on just see, et sellist Puna-Hiina-laadis jälgimise initsiatiive ajab meil siin eelkõige mitte isegi poliitiline võimutasand, vaid tegelikult selline üpris anonüümne ametkond. See on suur probleem. Et siin saab osundada taas ühel lihtsal näitele detsembrist tegelikult, mitte septembrist, detsembrist, keskmise kiiruse kaamerad ja uus liiklusohutuskava. Et me teame, et poliitiline juhtkond on korduvalt öelnud, et ei,
Nemad ei soovi praegu tegeleda mingite keskmist kiirust mõõtvate kaameratega, et noh, vaata, need mõõdavad su keskmist kiirust niimoodi, et nad teevad kõigist autodest pilte, noh, seda niikuinii tehakse meil. Aga okei, teevad maanteelõigu algus, maanteelõigu lõpus ja siis arvutavad su keskmise kiiruse, oled tubli poiss või tüdruk olnud, et siis trahvi ei saa, on ju. Aga poliitiline tasand on öelnud, et me ei taha sellist asja, see on inimeste, ütleme, privaatsus sekkumine liigne. No vot, ja liiklusohutuskavasse oli need jälle kuidagi sisse saanud. Et erinevad ministrid järjest on öelnud, valitsus on järjest öelnud, ei taha, ja siis ametkond jälle tuleb sealt kuskilt, ma ei tea, Maanteeamet või Transpordiamet. Transpordiamet on hetkel, jah. Tuleb muudkui tuleb jälle ametkond, aga ikka tahaks. Mis neil on, kui mul hakkab tekkima tunne, et seal on kuskil kellelgi mingi sõber, kes pakub neid, vaata. Ja siis ametnik muudkui tahab seda panna sinna. Noh, ma ei taha nüüd kedagi korruptsioonist süüdistada, aga hakkab siuke tunne tekkima, eks ole, äkki saab kickbacki või midagi. No on ju natuke jabur, eks ole, aga see on selline tüüpiline näide jällegi, kuidas ametkond nagu käitub, eks ole, et korduvalt öeldakse, et ei, aga noh, teeme jälle ja no nüüd muidugi see roogiti sealt nüüd küll välja. Et ERR-i uudiste toimetus tubli on ju, meie vanad kolleegid seal juhtis selle tähelepanu. Aga noh, probleem jääb ju alles, et miks ta sinna nagu ikka jälle ilmub. Võtta, kui ehk on probleem selles, et poliitiline võimutasand ei käi ametkonna tasandis tegelikult mitte üldse üle, ehk ametkonnal puudub üleüldse mingi arusaadav vastutus selle eest, mis pabereid nad toodavad või kuidas nad käituvad, et kas selles on probleem või? Sest noh, sisse ei sinna ikkagi igasuguseid viiteid, üks viide oli selles liiklusohutuskavas see, mis rääkis automaatse liiklusjärelevalve võimaluse kasutamise suurendamise asjast. Oota, mis asi? Automaatse liiklusjärelevalve võimaluste kasutamise suurendamine. Võt ma meenutan, et kevadel me alustasime tegelikult sellest, et need jälgimissüsteemide koha pealt, et see hakkas pihta sellest, et Siseministeeriumis oli üks kava, mäletad? See oli mingisugune kava, arengukava, kus olid sees muu hulgas ka autonoomsed politseipatrullid ehk sõidukid, mis siis mingis piirkondas liiklust jälgivad, salvestavad siis kõiki autosid, kõiki rikkumisi on ju, ning saadavad see automaatselt jälle trahviteateid välja. Jääd seal silma, eks ole, rääksid mobiiliga korra või panid või vaatasid kõrvale kuhugi, eks ole, või noh, ma ei tea, suudab nagu tegevuse salvestada ja siis saadab jälle automaatselt trahvi välja, eks ole. Noh, see oli see sama arengukava muidugi, kus rohkem tähelepanu sai see, et neil on ka plaan luua see näo- ja numbrituvastuskaamerate võrgustik, on ju. Nii et ma ei tea, see asi jäi ju sisse, kas seda ei pandud siis jälle pahaks või tähele, või on juba siin see Overtoni akent on jälle nii kaua siin nagu pressitud laiemaks, eks ole. Nii kaua on laiemaks pressitud, et vaata nüüd see automaatsed need liiklusjärelevalvesüsteemid, ehk siis noh, ma eeldan, et need on need samad patrullautod, mis on autonoomsed, need lipsasid jälle juba läbi sealt või. Aga vot, mäletad selle Siseministeeriumi selle arengukava juures, et mida selle avalikuks tuleku järel poliitiline tasand siis ütles? Et kas nad olid nende plaanide kursis ilusti või ütlesid, et nendega ikkagi ei saa edasi minna ja tegelikult nad just viimast ütlesid, eks ole, et mingit tellimust ei ole olnud, aga kui ei ole tellimust olnud, miks siis ametkond sellega tegeleb? Vot see ongi see küsimus. Ja meenutuseks, eks järgnevalt tuligi välja see numbrituvastuskaamerate võrguskandaal, eks ole, et kõigis autodest tehakse kogu aeg pilte ja millel ei ole seaduslikku alust ja jälle poliitiline tasand eietas seal, et pole kuulnudki, ministrid ütlesid, ei tea. Aga mida tehti? Hakati kohe seadustama seda sama asja, eks ole, tagant järele. Kus juures politsei teeb mingi naljaga auditi ka siis selle süsteemi kohta ja noh, ega sealt ka, noh, öeldakse, et mingeid puudusi oli, midagi seal oli kasutuse põhjendamisel, aga vaata küsimus ongi jälle selles, et kas keegi vastutas ka või? Ja mitte keegi ei vastuta. Mitte keegi ei vastuta. Täpselt samamoodi tegelikult summutati ära ka skandaal, kuidas julgeolekuasutuste seadusliku aluseta jälle inimeste pangakontosid uurimas käisid. Minister Liisa Pakosta, justiitsminister, tegi kohe mingi määruse ja tegelikult pea kõik ametiasutused said kohe omale õiguse pangakontosid jälle uuesti vaadata, eks ole. Ja teatavas mõttes ongi ju, et reaalse poliitika ellu viijaks on sattunud ametkond, eks ole, kus juures seda viiakse ellu reaalselt seadusliku aluseta ja vot siis, kui seaduslik alust ei olnud, siis poliitiku ülesanne on sellele seaduslik alus tekitada. Ja see ei ole okei, noh. See ei ole okei. Nii et üks probleem on siin see jälgimisühiskonna loomine ise, aga noh, vähemalt sama suur probleem on see, et ametkond ei vastuta ja kui vastutust ei ole, siis ongi karistamatus ja kui kõik on lubatud, noh, siis ma ei tea, mis demokraatist jääbki fassaad alles, eks ole. Et riigikorralduse sisu, ei saa olla selles, et me sellist Puna-Hiina ja Venemaa eeskujul loome siin mingisugust kodanike jälgimise pidevat süsteemi, eks ole, mis kuskil kambrites ära tehakse, et tuletan meelde, et meil Gary Ginter käis siin sügise hakul ka
samal teemal rääkimas, eks ole, nagu ta ühel intervjuus ütles, eks ole, et ühel hommikul ongi puldi juures seltskond, kes võtab selle kõik, mis me üles oleme ehitanud, kõik need jälgimissüsteemid kasutusse, mitte turvalisuse eesmärgil, nagu meile seda müüakse, eks ole, vaid ülitõhusa kontrollivahendina, kontrolli eesmärgil ja ma arvan, et siis on juba hilja ärgata. No nii on ja loodetavasti suudame uuel aastal aina enam inimesi veenda, et sellesse tuleb tõsiselt suhtuda. Aga läheme siit nüüd natuke lõpusamaks ja võtame ette aasta parimad tsitaadid või siis rumala, kuidas keegi tahab asjadele vaadata. Aga nüüd siin saate lõpus teeme ülevaate aasta meeldejäävamatest sõnavõttudest ja tsitaatidest. Tegin valiku enda X-i konto põhjal, kus katsun jooksvalt ikka selliseid kirkamaid kriite esile tõsta, et mine tea, võib-olla viib see mind ühel hetkel vangi, kui sõnavabadus ja vihakõne ja kõik muu muutuvad. Las ta olla siis. Nii et kõik, kes siin on sattunud, võtke seda tunnustusena. Ma ei tea, kas peab tunnustusena võtma. No, äkki ikka võiks uuel aastal vähem lolli mula suust välja jääda. No vaatame. Kandidaate oli palju, ma tunnistan. Aga kuna tihtipeale ajakirjandusel on selline komme, et ta paneb pealkirja lühikese jupi, mis on müüb õudselt hästi. No Delfi lubas, et nad enam kliki pealkirju ei tee, no teevad ikka. Et kui vaadata pealkirja taha, võt sealt pealkirja tagant me need tsitaadid siis välja võtamegi, mis meil siin topis on. Hakkame siis otsast peale. 5. jaanuaril andis ettevõtja Raivo Hein Kroonikale pika intervjuu, kus muu hulgas kurtis, et mul on tihti peale arvel ainult 1000 eurot ja vaatan, kus on poodi minemiseks raha. Vaata hea, kui mõnel hästi läheb, vaata. Kas see oli sama mees, kes rääkis, et tema auto on nii suur, et automaks, kuidas see oli tal, et mõne jaoks on see kogu aastapalk, minu jaoks on see automaks ülbitses kuskil, oli jah? Vot. Kas see on sama mees, kes läks sealt Twitterist või X-ist läks minema üks hetk? Tal oli see, et ta õnnetukene kuidagi sealt, kas Mart Võrklaeva röstil ei suutnud ennast kuidagi nagu naljakaks teha, sai palju heiti ja siis... Ta vist läks isegi... Ta läks isiklikuks. Isiklikuks, jah. Nii, lähme edasi. 16. aprillil AK otse-eetris otsustas rahandusminister Jürgen Ligi inimesi rahustada. Tsitaat. Minu ülesanne on siiski rahustada, et kulla inimesed, kui te ei saa hinnatõusu muuta ja valitsus ka ei saa, et siis ei maksa sellele panustada. Mis me siis teeme? No ma ei tea, Jürgen Ligi kohe oskab inimesi kõnetada, et 1. juulil andis ta intervjuu, kus muu hulgas rääkis, ma ei tea, mida sellega teha, see on põhimõtteline allakäik, kui ühiskond enam ei räägi mitte sellest, kuidas hakkama saada, rohkem raha teenida, peret ülal pidada, ette võtta, vaid sellest, et hinnad tõusevad. See on sama rumal, kui tõusta hommikul üles, kiruda halba ilma. Jah, siin mulle tekib kohe see küsimus, et Jürgen on minu arust teada-tuntud, ta on minu arust sulle seal vaata ka sotsiaalmeedia postitustes märku andnud, et ta on teada-tuntud halva ilma kiruja ju. Sest mäletad, kui see seal nagu kliimateemal midagi, et on siin nagu halvasti või hästi või halvasti, eks ole, siis Jürgen Ligi on ikka platsis, tuleb ütleb, et seda süsinikku on liiga palju ja ilm on nagu käest ära läinud, et Jürgen, ma soovitan sul ka, ära kiru nii palju halba ilma, võib-olla siis ei pea makse nii palju tõstma Eesti rahval. Nii, ja siin on veel midagi eriti andekat Jürgen Ligilt. Oletame, et riik loobuks oma 500 miljardist ja oletame, et hindu vähendatakse, aga kelle jaoks? Kuhu see 500 miljardit läheb, see on võtmeküsimus. Eelkõige läheks see nendele, kes jaksavad rohkem kulutada. See on tagurpidi sotsiaalpoliitika. Need, kes söövad rohkem restoranis, kes ostavad rohkem kallimat kaupa, aga vabandust, ka söövad rohkem. Eestlased võitlevad ju pigem ülekaaluga kui näljaga. See on aus vastus. Siia võiks lisada lihtsalt vist, et kõigi maade proletaarlased ühinege ja nüüd teeme kollektiviseerimise ära, et siis saame lahti sellest ülekaalust, vaata. Kui me teeme sundkollektiviseerimise ja siis korraldame näljahäda, mis sellega on seotud paratamatult, et siis oleks hea ühiskond. Siis oleks mõnus, keegi süüa enam ei saa. No kuule, haige jutt, See on nagu nali, et kui see
artikkel ilmus Maalehes, siis muidugi paluti pealkirja muuta, see on tänaseks muudetud. Aga sellist sotsiaalmeedia tormi X-is, no ei ole näinud, et sellest Õhtuleht tegi terve eraldi sektsiooni, et kes mida siis sellest arvas, nagu ikka tehakse. Aga jah. Ei no, aga ega see ei olegi midagi normaalset, mida öelda, mida sa arvustad siin. Tähendab, suur osa Eesti inimesed, nagu teame, eelmise aasta, mis ise välja tõid, mediaanpalk, eks ole, oli 1774 või mis? Jah, 1774, jah. Pooled Eesti inimesed saavad sellest vähem palka. Hinnad rallivad nagu üles, eks ole, tõstad makse ja nii edasi. Siis tuleb mingi vend, eks ole, kes ehitab endale maja, siis ülbitseb, et ta sööb ise konserve ja kingi tal ei ole, maja ehitab ja riigivõlga ise ei osta, on ju. Siis on maksutõusud arhitekt ja siis teatab, et aga te olete üldiselt nagu paksud ka, teilt tulebki raha ära võtta, et te süüa ei saaks. Ma ei tea, see on opakas jutt. No aga et me ei jääks liigselt Jürgen Ligi põhiseks, siis on üks tsitaat veel. 27. augustist, mille selgus, et riigil on raha nii palju, et ei teagi, mida nüüd teha. Ja see tsitaat on siis haridus- ja teadusminister Kristina Kallaselt. Me oleme 2 aastat teinud ebapopulaarseid otsuseid. Nüüd tunnen esimest korda, et meil on raha ka populaarsete otsuste tegemiseks. Meil on raha sitaks. Nii palju ka. Vaata ma mäletan, kui see tuli, eks ole, minu esimene tunne oli küll see, et isegi ajas küll naerma, loomulikult ajab naerma kogu see seltskond, eks ole, et kuidas te käitute, mida te teete, mis sõnumeid te annate, kuidas te proovite oma sükst hävivat populaarsust tõsta ja nii edasi, see kõik ajab nagu ühelt poolt naerma, aga teiselt poolt tekitab nagu jõuetuse tunde, eks ole, et sa reaalselt oledki nagu sellise suhtumisega, ellu suhtumisega, et me tõstsime nüüd kõvasti makse teil, eelarvest, nagu sa ka märkisid enne, Riigikontroll midagi aru ei saa, eks ole, keegi tavakodanik midagi aru ei saa, kuhu ja maksuraha läheb, midagi aru ei saa, räägitakse, et julgeolekusse, seal ka aru ei saa täpselt, kuidas, mis, eks ole, mida tehakse, kõik on pilla-palla, ligadi-logadi, eks ole, ja siis tõstad need maksud ära ja siis tuleb veel teatada, et jube hästi, tead, meil õnnestus, et meil on pappi palju käes, et nüüd hakkame sulle kuidagi, ma ei tea, midagi tegema, tagasi andma või automaksu soodustusi tegema, jah, valige ikka veid inimesi. Nii, ja lõpuks muidugi, ma kasutan teismeliste sõnavara, legelause Michalilt, paneme selle käima. Ma pärast jätkan, see on võimalus, aga see on 2018. aasta Keskerakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis on tulnud parlamenti. Aitäh! Suur tänu! Null on raske olla ikka. No nii, ei, ma olen nõus, ega on küll raske olla, et loodame, et hakkab kergem uuel aastal siis. Aga kellele me siis aasta parima sõnaseada tiitli nüüd seekord ulatame? No ma ei tea, ma arvan, et siin ei ole inimeste jaoks mingit üllatust, et kui vaadata, mis ma nagu eraldi veel välja tõin, et ega see vist Jürgen Ligi saab olema. Et tal ikka nagu pea iga kord õnnestub, et kui ta rääkima hakkab, tal õnnestub alati kedagi solvata või siis midagi, et kuldaväärt meest poliitilistele vastastele sõna otseses mõttes. Ja sobiv sellepärast, et alati kui ta suu lahti teeb, siis kuidagi moodi see ilmselt mõjutab ka kogu erakonna populaarsust. No selge, jääb siis Ligi, palju õnne talle, jätka uuel aastal samas vaimus, aga sellega tegelikult olemegi oma teemadele täna ju ringi peale ka teinud, on ju. Et ma ei oskagi öelda, kas peaks masendust tundma või pigem olema lootusrikas, aasta lõpus võiks ikka lootusrikas olla ja lootusrikas just selles mõttes, et ehk saame siis igasugustest lollustest siin aasta lõpus üle, uude aastasse lähme uut moodi ja elu läheb palju lõbusamaks. No tervet mõistust oleks meile siia maailma juurde vaja küll. Igal juhul teid, meie head terve mõistusega kuulajad, me täname. Ja loomulikult olete teretulnud saate alla teemasid ka kommenteerima ja pakkuma neile omi vaatenurki. Võtte loomulikult oleme tänulikud, kui tellite meie kanali, märgite meie saate meeldivaks ja jagate seda sõpradega ning kui toetate meie ilmumist ka uut aastat silmas pidades vabadused.ee/toeta. Aga meie soovime teile siit head vana aasta lõppu ja kõiki ilusat uuel aastal. Siia saate lõppu jätame teile mängima veel väikese klipi meie sügishooaja külalistega ja nende poolt öeldud oluliste mõtetega, mida nad meile siin siis avaldasid. Kohtumiseni. Riik on käest ära lastud, ei ole räägitud tõtt, ei ole antud adekvaatseid sõnumeid, adekvaatset hinnangut meie majanduse kohta. Riigijuhid on järsku kaotanud närvid
ühe väikese 12 töötajaga erainstituudi juhi peale. Ühiskond on meil ju väga katki, et see ei ole nagu terve ühiskonna tunnus, et kõik mõtlevad ühtemoodi. Ja et kui keegi mõtleb teisiti, siis on kohe hüsteeria ja need teisiti mõtlevad inimesed justkui tahetakse kohe sellest ühiskonnast eemaldada. Kaamerate ja siis selle sotsiaalmeedia jälgimisega me tagame teie turvalisuse. See on põhimõtteliselt asendustegevus, et tegelikult me ju ütleme inimestele, et nad ei tohi rääkida seda, mida nad mõtlevad ja nad peavad kartma rääkida seda, mis nad mõtlevad. Miks meil on põhiseadus? Et miks meil on üleüldse vabadustel põhinev riik? Ongi just seesama, et vabaduse puudumine on erand. Ja riigi tegevusel peab olema õiguslik alus ja see peab olema jada nagu põhiseadust tulenevalt kuni lõpuni välja, mitte niimoodi, et nii on ju kasulik. Kui seal midagi valesti loetakse kokku, siis sõltumata motiivist võiks minna siis valimiste võltsimise sildi alla. See e-hääletuse süsteem, et seda müüakse niisugune nagu eksitava reklaamiga ja see, mis seal tegelikult selle kala kõhus toimub, et see on midagi muud. Igasuguse juhtimise eeldus on see, et liidrid on ise nagu legitiimsed. Kui me vaatame praegu valitsuse partnerite reitingut, see on katastroofiline.